Me räägime energiast, vaid tähelepanu suunamisest. Ka silmad ja pilk on ju, ma vaatan, kuhugile vaatan, sinna läheb ka pilk, sinna läheb ka energia. Olete nõus sellega? Kui ma astun oma kodusse sisse, teen oma kodu peaukse sisse ja ma näen kohe midagi ebameeldivat, näiteks janaude hunnikud, no tuju läheb kohe halvaks. Ja ma olen terve õhtu paha, kurli tuju ja ma urisen oma lähedastega ja ma pole üldse meeldiv inimene. Kui ma teen oma kodukse lahti ja näen midagi tõeliselt meeldivat ja rõõmustavat, siis lähevad suunurgad üles. Ma olen kodus, ma tunnen ennast hästi. Nii et looge oma kodu sissepääs sellisena, mis tõstas teie suunurgad üles. See on tõesti mind vaimustab. Võtke abivahendid, pilt, värv, materjalid ja looge endale just selline tunne, mis teid toetab hästi. Aga mitte see, mis teile ei meeldi. Ma tean, et mulle see ei meeldi, kui ma kuulen, aga midagi ette ka ei võta. Vaat see minu jaoks arusaamatu. Ma küsin, kui valus peab olema, et midagi ette võtta. Olen ka ühes kodus või ka paaris kodus teha niimoodi, et kuna olukord oli nii minu jaoks kriitiline, et ma võtsin kätte, lihtsalt koristasin selle esiku ära siis ja näitasin ka nii on võimalik elada. Kuigi Feng Shui ei jälgi inimese koristamise või puhtuse astet, tema jälgib ikkagi energia liikumist. Ma olen aeg-ajalt öelnud naljaga pooleks, et kui veel tolmurull liigub ruumis, on kõik veel hästi. Energiad liiguvad, aga kui enam ei liigu, et on kittinud, on halb energia. Energia jääb seisma. Et energia ei tohi kodus seisma jääda. See paneb meie tervise seisma, paneb suhted seisma, paneb tööõnne seisma ja me jääme kinni.